Me oleme praegu Ugala teatri suures saalis, mis üldse ei näe kuidagi sõbraliku suure saalina välja. Siinpool on publiku osa, kuhu tulevad toolid, mida hetkel ju enam ei ole. Vanad on ära võetud ja uusi veel ei ole, aga töö käib. Ja teisel pool on lava. Lava pind on ka praegu üsna hõre, tuleb tunnistada, seal on suur auk. Ja ka üleval kõikvõimalikud seadmed, mis seal enne on olnud, on praeguseks maha võetud ja paari nädala pärast hakkab juba uute paigaldus. Aga hetkel on selline kõige tühjem hetk siin saalis, kus ei ole ei tehnikat, ei toole, ei midagi. Märtsis 2017 on siin üle 500 uue pehme mugava tooli, mis kõik publikut ootavad. Laval on uus pöörd lavavööga. Meil on kogu ülemine lavatehnika osa ehk kõikvõimalik stangede süsteem ka juba paigas ja töö võib alata. Tegelikult on plaan ju olnud selline kogu aeg, et see tehnika, mis siia tuleb, on sama, mis meil oli enne, ehk meil on samad võimalused, nagu olid saalis enne, lihtsalt need töötavad selle vahega. Et me ei pea hoidma hinge kinni iga kord, et kas nupuvajutuse peale lava läheb pöörnema ja kas ta jääb ka seisma sellel hetkel või kas tange jääb seisma õigel hetkel, vaid kõik need võimalused, mis meil siin olid, on ka pärast remonti, ainult et selle vahega jah, et nad on töökorras. Publikul ma tahan väga loota veelgi mugavam nii tulla kui istuda. Toolid jäävad sellised, nagu olid Ugala saali toolid, kes on Ugala teatris käinud, see teab kindlasti, kui mõnusad ja mugavad. Ma täitsa julgen öelda Eesti teatritest kõige mugavamad saalitoolid olid Ugala teatris. Need toolid tulevad samasugused, küll täiesti uued, aga täpselt sama vormi järgi. Ja sisenemine on kindlasti mugavam, mis on hästi oluline, et sisenemine peaks ometi olema nüüd mugav ka neile inimestel, kellel on võib-olla keerulisem liikuda, kes on kas ratastoolis või vajavad abi liikumisel, et see Ugala teatri lõputu treppide rida peaks olema nüüd ka nii lahendatud neile, et neil on võimalik iseseisvalt siia saali tulla. Siin on suur auk eelkõige akende puudumise pärast ja aknaid järgmine nädal siia juba hakatakse vaikselt paigaldama uusi. Aga fassaad tõesti läks meil täiesti üleni igalt poolt vahetusse. See on rohkem kui 4000 ruutmeetrit punast tellist, mis kõik maha lammutati ja mida nüüd kivi haaval siia tagasi laotakse. Tellise toon on sama, mis ta oli ka enne, aga mis ehk paistab silma inimesele, kes on seda teatrit harjunud ennegi nägema punases telliskivis, siis see vuugitäide, mis seal vahel on tumedam kui enne. Sellel on täiesti eraldi nimetus Ugala must, ta ongi tehtud Ugala jaoks. Ja see vuugitäide siis peaks seda tellise joonist võib-olla veidi paremini välja tooma, et on juba kaugelt näha, et see on ilus punane tellissein. Aga ladumised on jah lõpusirgel, siin on paar nädalat veel jäänud ja on uus kleit seljas majal. Väikene saal, juba selline standardvastus, mida ilmselt on inimesed ka kuulnud, on see, et saal, mis meil enne oli 3-nurkne, on nüüd 4-nurkne Black Box tüüpi saal. Mahutab ta ligi 200 külastajat ja seda saali on võimalik ükskõik kuidas pidi sättida. Kahelt poolt, ühelt poolt, täpselt nii, kuidas lavastaja vajadused ja fantaasia seda lubab parasjagu ja kunstnikul. Selle saali kõrgus on veidi suurem, kui ta enne oli, mis annab valgustajatele jällegi paremad võimalused oma tööd teha ja prožektoreid suunata. Sinna sissepääs väikeses saalis on kahtepidi, on võimalik väiksesse saali saada läbi foajee, nagu ta ennegi oli, üsna sarnasest kohast, aga on võimalik ka läbi keldrikorruse saada, ehk meie publik saab valida vastavalt siis sellele, kuidas etendus parasjagu käib ja kuidas korraldatud on, et me saame publiku suunata pärast etendust ka keldrikorrusele eraldi puhvetiruumi või siis näiteks teise korruse puhvetiruumi, et sõltuvalt siis, kuidas lavastaja ja korraldus parasjagu nõuab. Et see on vast selline suur muudatus selles saalis, lisaks tema kujule. Pärast remonti meie väga suur eesmärk oli, et 2 saalis oleks võimalik korraga kas anda etendusi või teha ka proovi, mida ka enne ei olnud võimalik või rentida ühte saali ka välja, kui selleks on soovi avaldajaid, et 2 saali me saaksime korraga kasutada, ehk majja mahub samaaegselt ligi 800 inimest. Sellega me oleme arvestanud ja sellega on kõik plaanid tehtud. Garderoob jääb sama koha peale inimestel nagu ikka, et selles mõttes muudatusi ei tule ja garderoob suudab kogu selle seltskonnaga vastu võtta. Kohvik on Ugala teatrile jällegi selline uus ja põnev väljakutse, et
Pärast remonti on Ugala majas kohvikupinda rohkem kui see standardkohvik, mida kõik teavad, kus on kõik käinud. See jääb alles, jääb sama koha peale, kogu see terrass võrratu vaatega Viljandi kirikule ja gümnaasiumi poole, mis on ju ka imeilus arhitektuuri saavutus. Selle vaatega terrass jääb kõik alles ja sinna on inimesed oodatud ja sinna on inimesed oodatud nüüd siis uue maja avades kogu päeva, ei pea ootama selleks ainult õhtust etenduse aega või ostma teatripileti, et saaks toredasse kohvikusse tulla. Kohvik on päev läbi avatud, ootab külastajaid ka pärast etendust muljeid vahetama, kui selleks peaks olema soovi. Ja kohvikuid on meil majas tegelikult rohkem kui see üks veel, et ka keldrikorrusele tekib eraldi kohvik, ehk kui meil majas ongi ligi 800 inimest, siis meil on võimalik natukene paremini hajutada ja leida paremaid võimalusi, kuidas publikule võimalikult mugavat teenust pakkuda. Me oleme oma töödega täna sealmaal, et ilmselt võib välja öelda, et avamine on märtsis 2017. Täpse kuupäeva hõikame.